Ega täna ei olegi probleem selles, et keegi tahaks siia Riigikogu saali siseneda relvaga. Probleem on hoopis selles, et täna ei saa tulla kodunt tööle ja tagasi töölt koju relvaga ja pole ka võimalik vahepeal relva kuskil seaduslikult hoiustada. Probleemi tuumaks ei ole isegi mitte niivõrd see, justkui oleks vaja kuidagi parlamendi hoones relva kanda. Ma arvan, et parlamendi hoone on päris turvaline keskkond, olgugi et ka peaminister käib siin mitme turvamehega. Aga põhiprobleem seisneb selles, et kui ei tohi parlamendi hoonesse tulla relvaga, siis see tähendab seda, et hommikul tööle tulles parlamenti ei saa ka relva kanda ja õhtul siit lahkudes koju minnes ei saa ka relva kanda. Mis põhimõtteliselt tähendab seda, et sisekorra eeskirjaga on võetud ära võimalus kanda ka relva väljaspool Riigikogu. Ja mina leian, et sellist õigust sisekorra eeskirjaga või sellist piirangut sisekorra eeskirjaga kehtestada ei saa. No, Riigikogu juhatuse seisukoht on täna küll väga selge, et 2016 vastu võetud juhatuse määrus kehtib ja Riigikogu hoonesse ei tohi vastavalt sellele relvaga siseneda. Kas te kardate oma elu pärast? Ma ütleks, et ma otseselt kardan, aga kunagi ma relvaloa selle pärast hankisin, et mul oli selleks hetkeks juba piisavalt tapmise vägivalla ähvardus ja nende aastate jooksul üks neist lisandunud. Nii et mul on reaalne põhjus olla valvel ja hoolitseda selle eest, et mul oleksid ka parimad võimalused enesekaitse teostamiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma. Kui Riigikogu liikmed tunnevad ennast ohustatuna, et siis Riigikogu juhatus on pidanud aru Politsei- ja Piirivalveametiga ja võimalik, et me tekitame siia Riigikogus ühe relvakapi, kui selle relvakapi tekitamine vajab mingisugust seaduse muudatust, et siis kindlasti ka Politsei- ja Piirivalveamet valmistab selle ette, nii et need võimalused on olemas, aga kindlasti ma rõhutan, et täna me lähtume sellest põhimõttest, et Riigikogu hoonesse relvaga ei siseneta. Seda meelt, et Riigikogu liikmetel relva tööle tulekuks või Toompealosist lahkudes vaja ei ole, on kõik küsitletud rahvasaadikud. Mis puudutab seda Varro Vooglaiu muret, et teda on ähvardatud, siis ega see mure ei ole ju kuidagi unikaalne. Et eks ühe või teistsuguseid ähvardusi on kuulnud praktiliselt kõik Riigikogu liikmed, aga õnneks tavapäraselt ju neid ikkagi täide ei viida. Nii et enne seda, kui me hakkame nüüd muutma sisekorra eeskirjasid Riigikogus ja lubame siis täiendavalt lisaks julgestustöötajatele kedagi siia relvaga, olgu need siis saadikud või mitte, me peame ikka päris tõsiselt järele mõtlema. Mille peale tegelikult peaks mõtlema, et Riigikogu kantselei poolt, kas need inimesed, kellel on relvaluba, kas nad saaksid jätta oma relva kuskil sissepääsu juurde, ehk siis hoiustada kuskil seifis. Ma arvan, see oleks nagu mõistlik lahendus ja kompromiss, aga ma arvan, et siin Riigikogu saalis või siis koridorides käia relvaga ei ole kohane. Ma nüüd ei ole küll kindel, et Riigikogu liige on see isik, kellele peaks olema eritingimused loodud siin majas, et relvaga tööl käia. Et see ju tegelikult meie töö iseloom ei ole. Ja kui on ikkagi inimelu ohustatud, et ta tahab ennast kaitsta, siis ilmselt tuleb kasutada teisi võimalikke võtteid, et äkki tuleb rohkem jooksmas käia ja rohkem jõusaalis trenni tegemas, et äkki aitab see ka. Mine sa nüüd võta kinni, kuidas peaks Riigikogu olukorral lahendama, et kõik rahul oleksid, kuid selge on ka see, et väljaspool jõuorganeid pole just palju töökohti, kuhu töötaja oma isikliku relvaga oodatud oleks. Seega, miks teha erand rahva poolt valitud saadikutele?